Varem oli ju nii, et kui sa läksid ja ostsid endale keskklassi linnamaasturi ehk et Toyota RAV4 ja Nissan Qashqai või Kia Sportixi, siis võisid sa ju küll mõelda, et küllap meeldib see auto sinu lastele ja ka su abikaasa jääb sellega rahule, kuid eks kõige suuremat rõõmu hakkas sinu RAV4 või Qashqai valmistama ikkagi sinu naabrimehele, kes hakkas nägema, kuidas iga hommikul teisel pool aeda igatseva pilguga tema Audi Q7-le järele vaatad. Asjaolud aga paranesid alles 2016. aasta lõpus, kui Škoda tõi turule oma esimese Kodiaqi, mis oli täiesti oma ülesannete kõrgusel ja millest sai täieõiguslik vaesema mehe maastur ja ükski nendest meestest ei tundnud hilistel õhtutundil istudes ja mõteldes, et pagan, oleks mul vaid selle Q7 juures lööki olnud. Ja neid Kodiaqe prinditi kokku üle 866 000 eksemplari ja nüüd on ootused kõrged täiesti uuel mudeli põlvkonnal. Ja kui sa oled juba jõudnud endale osta ja koju viia ja vaatad, et ikka midagi on väga valesti, sest et sinu pilk on jälle ainiti naabri Audi peal ja mõtled, et mis nüüd ikkagi nihu läks, siis sellest saad sa aimu nüüd algavast täiesti uues naisluksuri proovisõidu saates. Tere tulemast taas kord kaasa elama. Uus Kodiaq on küll kasvanud, ta on 6 sentimeetri võrra suurem, kuid tõesti tema disain pole enam nii sportlik ja nii elegantne, nagu see oli ennem ja tekitab tunde, et inimesed ei hindagi autode puhul enam neid tegureid, vaid tahavad, et auto oleks võimalikult ruumikus, et tagaistujatel istudes ei oleks võimalik esiistmete seljatuge näha ja et pagasruum oleks nagu üks suur lõpmatu must auk. Ja seda ta tõesti on, sest et sinna mahub 910 liitrit ja pistikupriidil küll 150 liitrit vahem, aga tema disain on küll ilmetu ning isegi kui möödunud põlvkonna Kodiaq sõidaks mööda, võiks ka teda igatseva pilguga silmata. Tagaosas on tal olemas selline ühendatud tagatulede lahendus, mis mõne Porsche või Audi puhul näeks ju eriti cool välja, kuid selle Kodiaqi puhul meenutab see ühendatud tuled kahjuks kui sellist välja venitatud konnakeelt. Anna andeks, Škoda. Ja isegi see tulede riba pole tal tegelikult ka valgustatud mitte. Interjöör on küll täiesti vägev, ka eelmisel põlvkonnal nägi interjöör ju vägagi äge välja, sest et oli ta sarnane eelmistele Volkswagen Touaregidele ja ka siin ei ole järeleandmisi tegelikult tehtud, seal on olemas 10 või 13-oline multimeediasüsteem, need kliimapaneelid, kus saab juhtida veel palju erinevaid funktsioone ja ka kõik graafikad on seal väga selged ja saadaval on ka Kantoni 14-kõlariga helisüsteem ja pruunist või mustast nahast istmed ja ka näidikupaneel digitaalne ja head-up display. Mootoriruum võis jätta vanema Kodiaqi mootoriruum küll mõnedele keskkonnaaktivistidele sellise mulje, et see on ikka paras gaasikamber, sest et polnud seal ühtegi pistikupriidi müüd, igatahes on 1,5 liitrine turbobensiini. Pistikupriid lahendus annab kokku 204 hobujõudu ja kuulduste kohaselt olevat lumivalgeke või keegi 7 põhjalpoisist temaga sõites saanud keskmiseks kütusekuluks lausa 0,4 liitrit 100 kilomeetrile. Kuid kui sa sellist mootorit ei taha ja tahad midagi ikkagi ehedamat, siis on olemas 2-liitrine turbodiisel ja seda 150 hobujõuga või siis 193 hobujõuga või siis samasuguste hobujõududega bensiinimootor 150 hobujõulisena 1,5 liitrine turbobensiin ja kõik versioonid varustatakse 7-käigulise klassikalise automaatkäigukastiga, manuaali tal enam ei saa, 7 istekohta saab küll, aga ja selline ta on ja hinnad algavad tal 35 000 eurost ei ole ta enam minu meelest päris see Q7 alternatiiv nagu oli ta ennem, kuid eks ta asja ikkagi ajab ära mõne perekonna suhteks. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.